Tere kõigile! Tere tulemast minu kanalisse. Täna räägin veebruaris loetud raamatutest. Neid ei ole väga palju, kuigi tegelikult on palju. Eks ma seda asjaolu selgitan mõne hetke pärast. Aga alustame, ma arvan, täielikult selles järjekorras, nagu ma nad loetud sain. Esimesena ma sain loetud Ben Philippi Charming as a Verb. Ja selle ma sain tegelikult loetud ja sellele ka väikse sisukokkuvõtte tehtud juba ühes eelmistest videotest. Nii et selle kohta ma väga pikalt ei räägi. Tegevus toimub New Yorgis, peategelaseks on Henry, kes hakkab lõpetama keskkooli, valmistub minema ülikooli. Ja oma suurest tahtmisest saada Columbia ülikooli keerab endale päris korraliku käki. Mina isiklikult soovitan seda raamatut lugeda, see on väga tore. Autori stiil on selline vaba ja mõnus ja noortepärane ja üldiselt on seda raamatut ja üldse selle autori ehk Ben Philippi raamatuid tore lugeda, nii palju kui ma neid lugenud olen. Lihtsalt tema tegelased kipuvad vahepeal mind isiklikult kui lugejat natukene endast välja ajama. Lähme edasi, teine raamat on Kelly Youngi The Front Desk. See on noortekas, tegelikult mitte päris young adult ehk siis noortekas, vaid natukene noorematele middle grade'i alla kuuluv raamat, mille autor ise on ka elanud sellistes tingimustes nagu raamatut tegelane. 10-aastane Mia elab. Mia ja tema vanemad migreerusid Hiinast Ameerikasse, lootuses siis saada parema elu peale. Päris nii ei läinud, nende unistused ei saanud päris niimoodi teoks, nagu nad lootsid ja tahtsid. Lõpuks siis vanemad olid sunnitud võtma vastu ühe halva tööotsa teise järel ning selle loo alguseks satuvad nad Anaheimi, Californias, kus pakutakse tööd motelli eest hoolitsema või siis nagu motelli pidama. Motelli omanikuks on härra Yao, kes ei ole just kõige meeldivam tegelane. Ta on isekas ja ahne ja teda ei huvita absoluutselt ei tema motelli elanikud ega ka tema töötajad. Ja kõige selle keskel siis Mia peab hakkama saama enda vanemate abistamisega motellis, alustama õpinguid uues koolis, leidma endale sõbrad ja harjuma enda uue eluga põhimõtteliselt. Et see oli selline tore raamat, mulle väga meeldis, ma tahan seda sarja edasi lugeda, tõesti soovitan seda lugeda. See räägib küll 10-aastase Mia elust ja tema vanematest, aga peatub väga olulistel teemadel ühiskonnas nagu koolikiusamine, rassism, näiteks ka sellised eelarvamused, mis võivad mõnede inimeste suhtes tekkida ja korrakaitsjate ükskõiksus või just liiga kiire ja eelarvamustest tingitud otsuste langetamine. Et on selliseid valusaid punkte selles raamatus, aga üldiselt on see hästi tore lugu, sest nagu ütlesin 10-aastasest tüdrukust, kes hakkab tööle motelli valvelauas ja proovib igati teha oma vanemate elu lihtsamaks ja elanike elu lihtsamaks, leida endale sõpru ja saada hakkama uues koolis. Sarjal on minu teada hetkel ilmunud veel kaks osa ja minu arust äkki sel aastal peaks ilmuma 4. osa või oli see järgmisel aastal. Kõikvõimas Goodreads oskab seda kindlasti teile öelda, kui see sari teile huvi pakub. Edasi, mis ma sain loetud sel kuul, on kohe kirjas. Edasi, mis ma sain loetud sel kuul, on põhimõtteliselt hunnik lasteraamatuid. Tõsiselt hunnik. Kokku 21 raamatut hetkeseisuga. Selle kuu lõpuni on veel mõni päev aega, nii et ma arvan, et ma saan vähemalt 25-ni selle numbri. Osad nendest raamatutest on siin. Jah, nad ei taha väga püsida. Aga igatahes siin nad on. Siin ei ole kõik 21,
mõned ma olen juba raamatukokku tagastanud. Need lihtsalt ootavad, et ma need ära viiksin ja paari asja veel. Aga jah, need on siis, nagu öeldud, 21 lasteraamatud, enamasti Eesti autorid, paar tõlkeasja. Nende seast, mis ma olen lugenud, ma arvan, et ma mainin neid, mis esile tõusevad edaspidi ühes videos, mis mul on kavas. Issand, see hunnik ajas mind natukene hingeldama, aga lähme 2 raamatu juurde, mis mul on veel lugemiskavas ja mille ma sain eelmine kord lugemiseks endale siis loosi temaatika kaudu. Esimene siis oli tõmmatud loosiga. See raamat kuulub siis Grishaverse sarja. Mul on endast esimene ehk Shadow and Bone loetud. Siege and Storm on hetkel lugemisel ja siis jääb veel 3. raamat lugeda. Aga kuna ma tõmbasin endale selle sarja loosiga, siis nii see läheb. See räägib siis, peategelaseks on Alina, kellel on erivõimed. Ta suudab esile manada valgust, päikesevalgust ja vähemalt selle raamatu alguses, ehk siis esimese raamatu lõpus ta põgeneb oma kodumaalt, oma vastase eest, kes on siis Darkling. Mul seda sarja ei ole eesti keelde tõlgitud. On tõlgitud selle autori Varaste kuus ja Kõver kuningriik. Mina neid ei ole lugenud, sest ma tahaksin alustada ikkagi sellest. Ja nüüd siis jätkan seda sarja. Ma ausalt öeldes ei oska veel mingeid kommentaare öelda kindlaid, sest et esimene osa mul on loetud eelmisel aastal küll või üle-eelmisel. Ma ei tea. Aga mu mälu on kehv. Ma tean, et mind natukene häirisid mõned, kuna ta põhineb mingil määral sellisel vene-slaavi kultuuril, siis mõned terminid on otseselt vene keelest võetud ja mõned on sellised, millel mul pole õrna aimugi, kus nad võetud on. Et see on kaasahaarav sari, seda on hästi lihtne lugeda. Ma olen küll hästi alguses selle raamatuga ja kuu lõpuni on paar päeva aega, aga pole probleemi. Ma arvan, et ma jõuan selle ilusti läbi lugeda nüüd nädalavahetusega. Aga jah, see on siis see sari, mis mul tuli loosiga ja tõesti näen vaeva, et seda ära lõpetada. Ja teine sari, mis mul tuli Dixiti kaardiga. Nii on see kaart, mis eelmisest korrast peaks teile tuttav olema. Mina valisin, kuna siin kaardil on piraat, valisin Eiichiro Oda One Piece manga lugemiseks ja nüüd lõpuks jõudis minu kätte. Tal on lehed natukene siit katkised, ma ei saa aru, miks. Keegi oleks nagu otsast hammustanud või lõiganud midagi. Aga see siis räägib piraatidest. Peategelaseks on Monkey D. Luffy, kes on siis piraat. Ta kunagi sõi ühte erilist vilja, mis andis talle võime oma keha venitada. Nii et ta on põhimõtteliselt nagu Mr. Fantastic Fouris ja siis ta kogub endale meeskonna kokku ja asub otsima seda One Piece'i, mis on siis sellele mangale nime andnud. See peaks olema selline hiiglaslik varandus, mida siis kõik piraadid taga ajavad. Ja selline tore seiklusmanga huvitavate tegelastega, huvitavate kurjamitega ja üleüldse huvitava maailmaga. Et see konkreetne hoiab siis endas köiteid 1-3. Nii et kui ma selle läbi saan, siis mul on esimesed 3 köidet One Piece'i loetud. Ja nüüd räägiks kiiresti üle nendest raamatutest, mis mul ei jõudnud lugemisele see kuu. Esimene neist Crystal Sutherlandi Meie keemilised südamed. Ma lihtsalt ei jõudnud selleni. See oli mõeldud noortekohviku raamatuks. 9 noortekohviku raamatutest Tartu linna raamatukogus. Mul õnneks oli loetud juba selleks ajaks Jen Bennetti Südame õige kuju. Ja ma leidsin, et kui ma ei jõua, siis ma ei jõua. Pole midagi. Et ehk mõni teine kord. Igatahes selle raamatu ma viisin raamatukogu tagasi. Ja teine raamat, mida ma ei jõua, mis oli selline
Eku peale see arvatavasti figureerib enamuses minu selle aasta lugemisplaanide nimekirjades, videotes. On siis Grandmaster of Demonic Cultivation, Hiina autori teos, räägib siis Wei Wuxianist, kes oli väga lootustandev, ma ei tea, kuidas seda kultiveerija. Ütleme võlur, asi. Ja põhimõtteliselt tema elust, tema surmast, tema uuesti ellu tulemisest ja inimestest tema ümber. Et ma ei hakka väga palju ütlema, sest ma arvan, et ma tahan selle kohta, kui ma selle loetud saan, võib-olla eraldi video teha, sest et sarjad ja anime. See ei ole anime, see on animatsioon, Hiina animatsioon ja mul vaadatud. Aga jah, selline nägi siis välja minu lugemine veebruaris. Nagu öeldud, siis One Piece ja Siege and Storm ma loen läbi veel, jõuan. Arvatavasti tuleb juurde siis ka neid raamatuid, mis lähevad siia salapärasesse hunnikusse, mille kohta te kuulate arvatavasti millalgi kevade poole veidi pikemalt ja põhjalikumalt. Aga see on hetkel minu poolt kõik. Kuidas läks teie veebruar? Mis te lugesite, mida te ei lugenud, mida te jõudsite lugeda? Äkki sattusite mõne eriti huvitava raamatu peale? Seda kõike ootan siis alla kommentaaridesse. Ja kui soovite jagata mulle väikene like või tellida minu kanali, siis ma oleksin selle eest väga-väga tänulik. Aitäh vaatamast ja nägemiseni järgmine kord!